Ettemõte. Tere tulemast kõigile Ettemõtte kuulajatele. Taavi Kotka, Hendrik Roonemaa siin tõmbavad vana aastat kokku nii-öelda, sest detsember on käes. Ja üks teemasid, mida mina olen pikalt tahtnud saates rääkida, on ikkagi kõigi Eesti konservatiivsete valijate lemmik ehk kastijalgrattad. Ja et vana aasta saaks ikkagi hea tujuga ära saadetud, oleme me kutsunud stuudiosse kõva kastirataste tootja ehk Walkbikesi kaasasutaja ja juhi. Meil on külas Indrek Petjärv. Tere, Indrek! Tere! Hea meel on siin olla. Tere, Taavi! Tšau! Indrek ei ole siin muide lihtsalt mitte selleks, et eestlasi kahte lehte jagada, et need, kes on kastirataste poolt ja vastu, vaid Indrek on tegelikult eelkõige sellepärast, et Walk tegi äsja diili Renault'ga. Ja me tahame teada, mis stiil see selline oli ja saadeti välja ka teada, et viivad tootmise Eestist Prantsusmaale. Ja ma ei tea, kas see on hea või halb uudis, aga nii on. Indrek, ma ei tea, vist alustame siis sellest. Ma ütlesin, kastirattad, see on õige või? Te tulite selles mõne sellise aasta taguses huvitavate pisikeste ettevõtete laines välja. Jah, eesti keeles vist midagi eriliselt paremat või eriti paremat väljendit ei ole, et kaubarattad, kastirattad, et võib-olla väga vahet isegi ei ole. Aga kui rääkida sellest stiilist, siis jah, et osaliselt see on tõsi, et tootmine läheb välja, aga tegelikult läheb osa tootmisest, et valdavalt siis täna esimeses järgus lõppkoostaja. Ja miks see on meie jaoks oluline? Seal on üsna mitu põhjust või miks süüke stiili teha, et ühelt poolt, et see kaotab igasuguse pudeli kaelameel tootmisest, see tähendab sisuliselt tootmise skaleerimine, enam ei ole meie jaoks küsimus. Teisalt see muudab natukene sükest brändi tuntust ja kuidas seda võetakse, et kui ühel juhul me olime süksed või Ida-Euroopa poisid Mustamäe garaažis, siis nüüd täna on tegelikult tegu autotööstusel ettevõtte ja tootega. Oota, aga Indrek, kas see diil Renault'ga tähendab, kas see oli exit või kas nad ostsid teid ära või mis see asja sisu on? See täna on ikkagi puhtalt tootmispartnerlus. Sisuliselt, et kui kunagi oli asi sedapidi, et eestlased tegid autotööstusele allhanget, siis täna on vastupidi, et Prantsuse ettevõtted teevad eestlastele allhanget. Ega mingit osaluste või liikumist sellega ei kaasnenudki? Selle esimeses faasis mitte. Et seal on veel tegelikult üsna mitu sammu, mis on veel täna töös, et kui täna see on puhtalt tootmine või ütleme komplekteerimine, isegi oleks õige mõelda, siis järgmine samm on jagatud tarneahel, siis on tegelikult Renault on väga paljud erinevad turustuskanalid, et eesmärk on selles grupis samm-sammult tegelikult üles liikuda. Ja miks mitte, kui kunagi võib olla strateegiline investeering sealt saada. Aga minu pea nüüd küll natukene, minu pea esimest korda plahvatas, siis ma pean tunnistama, et üks neid startup'e, mis tuli välja, siis mu pea korraks plahvatas, et mis mõttes . Aga okei, sellest saame üle. Nüüd mul pea plahvatas uuesti, et mis mõttes Renault, kes on tuntud meile kui autotootja ja mitte väike, hakkab mingid Eesti startupi kastirattaid kokku panema. Mingid asjad on siin praegu, mul mingid ühenduslülid on puudu. Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Hendrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.